Tere hommikust! Mõtlesin siis mina, et kui ma juba siin Hollandis olen ja kui kõik teised blogijad juba nii ägedaid videoid teevad, siis ma peaksin ka ikkagi mõne vlogi kokku, no mitte klopsima, aga kokku panema. Igatahes, ma olen siin juba olnud 6 aega ja ma tahan täna esmaspäeval võtta teid lihtsalt kooli kaasa. Aga ma mõtlesin, et ma lihtsalt tahan proovida vlogimist ja kuidas välja tuleb ja ma proovin. See on üks naabruskonna kass, meil käib mingi 3 kassi, tohib meie juures kõigi aknast sisse tulla. Ja siis Kiisu tahab sülle tulla. Ja ta üks päev, ja ta üks päev tuli minu tuppa ja siis istus mul diivani peal, aga siis mul tuli allergia selle peale. Ja kuule Kiisu, mine nüüd sülest ära, puu. Mine ära. Enne kui see kass tuli, ma tahtsin näidata teile oma ratast. See on minu armas Gazelle. Sellel on tuli ja käigud ja pidurid ja see maksis 75 €. Värvilise maja taga on minu koolimaja ja siin ees ma nii hingeldan rattaks sõidust. Pole ikka veel ära harjunud sellega. Ja siin ees on põld, kus on väikesed lambad. Ja see on hullult armas, sest et aknast välja vaadates, kui ma ei tea, koolis ei ole väga raske päevad, aga põhimõtteliselt see lammaste olemasolu on nii rahustav. Vot, aga mul on 10 minutit aega, et kooli jõuda. Lähme! Sain oma ratta pargitud ja nagu te näete, siis kõik käivad rattaga koolis. Kõik ja rattakohta on nii raske leida. Linnaliikluses näiteks, prillid näevad uduseks. Linnaliikluses on näiteks autod täiesti vähemuses, rattad igal pool ja eraldi bussirajad, eraldi rattarajad ja autod põhimõtteliselt vaadaku ise, kuidas hakkama saavad. Aga kuna mul on veits kiire, siis ma lähen tundi, mul hakkab digital storytelling ehk siis digitaalne loo jutustamine ja ma lähen tundi ja räägin teiega pärast tundi ja panen prillid ette. Mul on nii palav.
loeng sai läbi, või no okei, see oli seminar, mitte loeng, aga see oli hästi mõttetu. See oli, meil oli selleks nädalaks üks kodutöö ja selle kodutöö põhimõte oli teha essee, aga rühmaga ja meil on rühmas 4 tüdrukut ja mina ei olnud üks neist, kes pidi selle essee tegema, nüüd ma ei olnud selleks loenguks mitte midagi teinud ja lõpuks oligi nii, et mitte keegi ei olnud midagi teinud, see õppejõud oli arvestanud sellega ja meie ülesanne selles seminaris oligi hakata tegema seda kodutööd, mis peab nüüd valmis olema reedeks. Ja siis me lihtsalt istusime ja guugeldasime veits mingeid asju Web 1 ja Web 2 kohta. Üritasime selgusele jõuda ja jõudsime. Aga üldiselt ma tegelikult istusin Facebookis ja lugesin blogisid ka. Vot, igatahes nüüd mul on tund aega järgmise loenguni, mis on content marketing ehk sisuturundus ja see on haigelt põnev. Vot, ja võtta, kus ma saan oma käed võtta. Nii. Ja siis, aga enne seda ma üritan printida välja enda hollandi keele õpiku ja teha enda hollandi keele kodutööd, sest mul on homme esimene test. Minul oli content marketing ehk sisuturundus ja see oli ka väga igav, see on tavaliselt väga põnev ja see on tavaliselt selline loeng, kus ma hästi palju pean silmas oma blogi ja ma olen sealt loengust isegi mõned blogipüstituste ideed saanud, nii et hoidke silmad lahti. Ja üldiselt see õpetabki, kuidas toota kvaliteetset sisu, mis annaks mingit ideed turundada. Aga täna me lihtsalt tegime mingi imeliku rühmade ülesande, mida ei ole kuskil õppekavas, kuskil kirjas, me lihtsalt hakkasime seda tegema. Õppejõud läks poole pealt ära ja siis me hakkasime arutama enda lõpuülesannet. Ja siis me lihtsalt chillisime oma grupiga ja ei teinud väga mitte midagi. Ja nüüd mul hakkab kohe üks loeng. Okei, no mitte kohe, mul on tegelikult 1,5 tundi sinna aega, mis on väga hea, sest mul on vaja teha igasuguseid asju. Ma tahan kirjutada valmis ühe blogipostituse. Ma tahan teha hollandi keele kodutööd, sest et eelmise pausi ajal ma ei jõudnud seda teha. Siis ma tahan kirjutada valmis ühe artikli. Kes tahab, siis saab laupäevasest Õhtulehest lugeda 2 minu lemmikretsepti, mida ma Tartus teen ja säästunippe, kuidas tudengina toime tulla. Aga ma nüüd panen kaamera kinni ja hakkan päriselt asju tegema. Aga igatahes ma ei jäänud tööd tegema sinna kohta, kus ma enne istusin, vaid ma tulin kõrvalõppehoonesse, sest et meie õppehoones ei ole üldse nagu normaalseid kohti, kus chillida. Aga ma tean, et meie kõrvalõppehoones on hästi ägedad kohad. Vaadake seda. Siin on sellised suured, kõrged, hallid toolid, hullult ägedad valgustid ja pikk laud, kuhu mahub täiega palju inimesi tööd tegema ja kuhu ma mahun Facebookis istuma. Jee! Kodus. Lõpuks on see pikk päev läbi ja see on tõesti pikk, sest et see oli nii mõttetu. Mul on nii kahju, et sellel päeval, kui ma otsustasin vlogida,
ei juhtunud koolis midagi põnevat. Vot, ja kui teile see vlog meeldis, siis palun öelge mulle kuidagi, andke kuidagi teada, kas siis YouTube'is või blogis või meiliga või helistage või kirjutage või saatke postkaart, sest et mulle tundub, et mulle meeldis seda teha. Aga mulle ei meeldi, et mu prillid udused on. Igatahes. Mulle tundub, et mulle meeldis seda vlogi teha ja ma tahaksin teha veel, mitte koolipäevadest, aga kui ma lähen kuskile niisama, lähen näiteks, sõidan Hollandis ringi või kui mulle keegi külla tuleb ja ma lähen kuskile kaugemale. Vot, et jaa, mulle meeldis, ma loodan, et teile meeldis.